Ja mida rohkem on usaldust meeskonnas, seda lihtsam on omavahel koostööd teha. Aga kuidas seda avatust suurendada? Sa ei saa ju kellelegi jõuga minna küsima, et kuule, et mis sul see on ja kuidas sul see on. Ja seepärast saab kasutada erinevaid instrumente, et seda avatust lihtsalt tekitada. Ja üheks selliseks on persoonikaart, mida siis sai mitmel viisil kasutada, näiteks meeskonnakoolitustel ma panen inimesed paaridesse, igaüks kirjutab siia tühja ringi sisse paarilise nime, siis nad arvavad üksteise kohta neid asju. Mõnikord oleme need asendanud täiesti teiste teemadega üldsegi, siin on mänguruumi väga palju ja siis nad arvavad ära ja õpivad üksteise kohta uusi asju. Väga-väga lõbus harjutus kuskil ühisüritusel teha. Aga juhi vaatest võib-olla on kasulik iga oma otse alluva kohta teha selline väike kaardikene, kirjutada siia kõrvale faktikesed, mida sa tead ja küsimärgid sinna, mida sa üldse ei tea ja võtad eesmärgiks järgneva 3 kuu jooksul, et teada saada. Ja mitte nii, et lähed küsid temalt otse või küsid personalijuhilt, aga leida võimalusi natuke nendel teemadel rääkida. Ja mida sa võid avastada selleks, et nendel teemadel rohkem rääkida, on vaja võib-olla ise tulla sellise professionaalse maski tagant välja, näidata ennast rohkem inimesena, tõstatada teemad ja see kandub üle ka tööalastesse suhetesse. Ja mõnikord, kui juhil on väga tugev professionaalne mask, siis ma olen soovitanud ka seda, et anna kõikidele kaart kätte, las kirjutavad sinu nime hoopis siia keskele ja vaata, kui palju nad oskavad sinu kohta siin üldse midagi kirjutada ja sa võid avastada, nad ei tea sinust kui inimesest mitte midagi. Ja muidugi on küsimus, miks nad üldse peaksidki teadma? Ei peagi. Aga see, kui palju sa teist inimest näed, see mõjutab, kui lihtne on millestki rääkida, missugune see üldine suhtedünaamika on ja kui sulle praegune variant sobib ja sa oled sellega rahul, siis ei ole vaja seda kasutada.